Tere! Selles videos tutvustame, kuidas esitada SPIM tegevusloa taotlust Euroopa Komisjoni loodud tegevuslubade taotlemise moodulis. Kogu SPIM-i puudutav info, sealhulgas info tegevusloa taotlemise kohta, on koondatud Keskkonnaameti süsinikupiirimeetme veebilehele. Info dokumentide ja andmete osas, mida tuleb taotluses esitada, leiate veebilehelt jaotises tegevusloa taotlemine. Lisaks on selles jaotises välja toodud ka SPIM tegevusloa taotlemise juhend. Alates 1. jaanuarist 2026 saavad SPIM kaupu importida ainult need ettevõtted, kellel on kehtiv tegevusluba ehk SPIM deklarandi staatus. Tegevusluba on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtte poolt imporditavate SPIM kaupade kogus on 50 tonni või rohkem aastas. Kui aastane SPIM kaupade impordi maht jääb alla 50 tonni, siis luba taotlema ei pea ja kaupu võib edasi importida ilma loata. Tegevusloa taotlus tuleb esitada tegevuslubade taotlemise mooduli kaudu, kasutades selleks ette nähtud SPIM deklarandi portaali. Deklarandi portaali saavad kasutada kõik SPIM kaupade importijad või nende kaudsed tolli esindajad, kellel on olemas SPIM kasutajakonto. Kui teil kontot veel ei ole, leiate juhised konto loomiseks SPIM-i veebilehelt jaotisest ligipääs SPIM registrisse. Logime nüüd deklarandi portaali sisse ja vaatame, kuidas näeb välja tegevusloa taotlemine. Sisselogimine deklarandi portaali toimub Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi kaudu, mis kontrollib teie sisenemise õigusi. Kui soovite siseneda ettevõtte esindajana, tuleb sisselogimisel teha järgmist. Valige rakenduse domeeniks süsinikupiirimeede. Riik, kus soovite, et teid autentitakse, valige Eesti. Osaleja liigi valik sõltub nüüd sellest, kas soovite siseneda ettevõttena või kaudse tolli esindajana. Siinkohal valin, et soovin siseneda kui ettevõte. ID-liigiks tuleb valida EORI ning ID-lahtrisse sisestage enda EORI number. EORI number on ettevõtte äriregistri kood, millele lisatakse ette tunnus EE. Kelle nimel ma tegutsen, valige ise ning andke nõusolek enda identiteediprofiili andmete päringuks ja jagamiseks Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi ja tolliinfosüsteemiga. Kui kõik väljad on täidetud, siis vajutage esita. Pärast seda avaneb uus leht, kus tuleb sisestada oma kasutajanimi ja parool, millega on loodud teie EU-login konto. Seejärel sisenege portaali, kasutades kaheastmelist autentimist. Kui soovite siseneda ettevõtte töötajana, tuleb sisselogimisel teha järgmist. Valige rakenduse domeeniks süsinikupiirimeede. Riik, kus soovite, et teid autentitakse, valige Eesti. Osaleja liigiks valige nüüd töötaja. ID-liigiks tuleb valida EID ning ID-lahtrisse sisestage enda isikukood. Kelle nimel ma tegutsen, valige järgmine isik. Osaleja liigiks valige nüüd kas ettevõte või kaudne tolli esindaja. ID-liigiks tuleb valida EORI ning ID-lahtrisse sisestage selle ettevõtte EORI number, kus te töötate. Seejärel valige otse ning andke nõusolek enda identiteediprofiili andmete päringuks ja jagamiseks Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi ja tolliinfosüsteemiga. Kui kõik väljad on täidetud, siis vajutage esita. Pärast seda avaneb uus leht, kus tuleb sisestada oma kasutajanimi ja parool, millega on loodud teie EU-login konto. Seejärel sisenege portaali, kasutades kaheastmelist autentimist. Pärast edukat sisselogimist jõuate deklarandi portaali avalehele. Portaali on kasutada erinevates keeltes. Keele muutmiseks klõpsake üleval paremal keelenupule ja valige sobiv keel. Deklarandi portaali vasakus menüüs on järgmised valikud. Avaleht, mis viib teid portaali avalehele ning kus on näha nii vastamata kui ka lugemata teavitused. Tegevusload, siin saate esitada uue taotluse, saate näha kõiki oma taotlusi ja tegevuslubasid ning vaadata ka oma salvestatud mustandeid. Teavitused.
Siin all kuvatakse kõik teie taotlusega seotud sisse tulnud ja välja läinud teavitused. Võtame lahti näiteks sisse tulnud teavituste nimekirja. Teavituse lugemiseks tuleb klõpsata vastava teavituse järel nupule Vaata teadet. Mõned teated nõuavad ka vastust, näiteks juhul, kui pädev asutus küsib teilt lisainfot. Vastamiseks tuleb seejärel klõpsata vastava teavituse järel nupule Esita vastust. See viib teid vastuse üksikasjade lehele, kus tuleb täita küsitud info ja seejärel vajutada jätka. Seejärel on vastus pädevale asutusele teele pandud. Vasakult menüüst konto alt saab vaadata ja muuta oma e-posti teavituste seadeid. Palun sisestage oma e-posti aadress e-posti eelistuste alla. Siis edastatakse kõik tegevusloaga seotud teavitused, nagu näiteks lisateabepäringud, loa väljastamise mitteväljastamise teated automaatselt ka teie e-postile. Teavitused võivad sattuda ka rämpsposti, seega võib alati kontrollida ka rämpsposti kausta. Inglisekeelne kasutusjuhend ja videojuhised tegevuslubade taotlemise mooduli kasutamiseks on välja toodud ka Euroopa Komisjoni SPIM-i veebilehel, jaotises tegevuslubade taotlemise moodul. Taotluse esitamiseks valige vasakult menüüst tegevusload ja uus taotlus. Avaneb tegevusloa taotluse vorm, mis koosneb 3 vahekaardist. Kohustuslikud väljad on tähistatud punase tärniga. Taotlust ei saa esitada enne, kui kõik need kohustuslikud väljad on täidetud. Kui mõni kohustuslik väli jääb täitmata ning üritate taotlust esitada, siis süsteem teeb need kohustuslikud väljad punaseks. Kui soovite taotluse täitmisega hiljem jätkata, siis salvestage taotlus mustandina. Selleks valige taotluse all nurgas salvesta hilisemaks kasutamiseks. Seejärel ilmub taotlus minu mustandite alla. Avame uuesti taotluse ja liigume vahekaardile sidusrühmade üksikasjad. Kõigepealt tuleb määrata, milline on teie roll taotluse esitajana. Kas tegutsete enda nimel ning kas olete kaudne tolli esindaja. Igal isikul on õigus määrata endale tolli esindaja. Esindamine võib olla kas otsene, mille puhul tolli esindaja tegutseb teise isiku nimel ja eest, või kaudne, mille puhul tolli esindaja tegutseb enda nimel, kuid teise isiku eest. Kui importija määrab kaudse tolli esindaja ja mõlemad pooled on sellega nõus, võib tolli esindaja tegutseda volitatud SPIM-i deklarandina ning esitada importija nimel tegevusloa taotluse. Kaudne tolli esindaja vastutab kõigi toimingute eest, mida ta teeb esindatava importija nimel. Kui tolli esindaja ei võta endale kaudse tolli esindaja kohustust, tuleb talle ettevõtte poolt määrata töötaja volitused. Selle kohta on olemas juhend töötajate ligipääsude haldamine, mis on kättesaadav Keskkonnaameti SPIM-i veebilehel jaotises ligipääs SPIM-registrisse. Taotleja põhiandmed, ettevõtte EURI number, nimi ja aadress täidetakse taotluses automaatselt. Käsitsi on vajalik lisada kontaktandmed. Kui esitate taotlust kaudse tolli esindajana, siis tuleb lisaks sisestada ka nende isikute nimed ja kontaktandmed, kelle nimel te taotlust esitate. Selleks avage tolli esinduse üksikasjad ja lisage importija andmed. Kui te ei ole kaudne tolli esindaja, siis ärge tolli esinduse üksikasju avage, sest muidu ei lase süsteem teil punaste tärnide tõttu taotlust esitada. Sulgeme nüüd tolli esinduse üksikasjad, kuna me ei ole kaudne tolli esindaja. Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, salvestage taotlus hilisemaks kasutamiseks ja liikuge edasi järgmisele vahekaardile. Taotluse vahekaardil tegevuse üksikasjad tuleb sisestada ettevõtte põhiline majandustegevusala või majandustegevusalad ning anda hinnang imporditavate kaupade kogusele ja väärtusele taotlusperioodil ning sellele järgneval aastal. Valige majandustegevusala rippmenüüst sobiv tegevus ning lisage sellele kirjeldus. Seejärel lisage imporditud kaubad.
Imporditud kaupade osas tuleb valida rippmenüüst kaubaliik ja lisada ka kaubakirjeldus. Kaubaliigi sisestamisel kuvatakse selle all eraldi lahter elektriimpordi kohta. Seda lahtrit täidavad ainult need, kes impordivad elektrit. Kui teie seda ei tee, siis seda täitma ei pea. Seejärel tuleb sisestada kauba hinnanguline kogus ja väärtus nii käesolevaks kui ka järgmiseks kalendriaastaks. Kui info imporditud kaupade kohta on lisatud, siis tuleb rippmenüüst valida Euroopa Liidu riigid, kus olete tegutsenud või kavatsete tegutseda SPIM-i kaupade importijana nii eelmisel kui ka käesoleval aastal. Järgmisena tuleb tõendada, et teil ei ole kehtivaid maksuvõlgu. Selleks tuleb dokumentide all esitada Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta. Tõendi saate koostada Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas. Kui olete maksuvõla puudumise tõendi lisanud, siis tuleb teil kirjalikult kinnitada, märkida mõlema väite puhul jah, et ettevõttel ega sellega seotud isikutel ei ole viimase 5 aasta jooksul olnud korduvaid ega olulisi rikkumisi tolli-, maksu- või turureeglite osas. Selle tõendamiseks tuleb dokumentide alla esitada juriidilise isiku karistusregistri väljavõte, mis sisaldab arhiivi andmeid. Selle väljavõtte saate teha e-toimikust. Siinkohal on oluline välja tuua, et taotlusesse ei ole võimalik lisada digiallkirjastatud faile. Lõpuks on võimalik esitada ka üldiseid märkuseid. Kui kõik nõutud väljad on täidetud ja dokumendid lisatud, salvestage taotlus hilisemaks kasutamiseks ja liikuge edasi järgmisele vahekaardile. Taotluse vahekaardil finants- ja tegevusandmed tuleb anda nõusolek pädevale asutusele vajalikele andmetele juurdepääsuks, seega märkige siia jah. Kui teil on volitatud ettevõtja staatus, siis tuleb ka see teave siin ära märkida. Kui seda ei ole, siis ärge seda välja avage. Seejärel tuleb sisestada andmed ettevõtte finants- ja tegevussuutlikkuse kohta. Valige rippmenüüst sobiv ettevõtte suurus. Seejärel sisestage SPIM aruandluse ja kontrolliga seotud töötajate arv. Seejärel valige rippmenüüst ettevõtte tegutsemisaeg, kas siis vähem või rohkem kui 2 aastat. Peale seda tuleb teil sisestada ka ettevõtte riiklik äriregistri number. Finantsnäitajate all tuleb sisestada viimase 3 majandusaasta finantsnäitajad. Selleks avage finantsnäitajad ning lisage iga aasta juurde järgmised näitajad: puhas kasum või kahjum, käive, käibevarad ja lühiajalised kohustused. Kindlasti tuleb rippmenüüst valida ka kasutatav valuuta. Kui kõik 3 vahekaarti on täidetud, siis esitage taotlus, vajutades nupule jätka. Süsteem kontrollib seejärel automaatselt, kas kõik nõutud väljad on täidetud. Kui mitte, siis need väljad, mis on täitmata, tuuakse välja punaselt. Esitatud taotlus ilmub registreeritud olekus Minu taotlused ja tegevusload alla. Süsteem loob taotlusele unikaalse viitenumbri ning taotlus suunatakse automaatselt teie liikmesriigi pädevale asutusele, kus teie ettevõte on registreeritud. Taotluse menetluse tähtaeg on kuni 120 päeva. Taotluse olekut saate jälgida menüüs Minu taotlused ja tegevusload. Siinkohal on oluline veel rõhutada, et ühel taotlejal võib korraga olla ainult üks aktiivne ehk registreeritud olekus taotlus või tegevusluba. Deklarandi portaalis saate hiljem oma taotlust muuta või taotluse enne otsuse tegemist tagasi võtta. Selleks liikuge oma taotlusele, valige menüüst Minu taotlused ja tegevusload ning avage taotlus.
Seejärel saate tegevuste alt valida sobiva valiku. Eelnimetatud tegevuste osas on olemas ka eraldi videojuhised Euroopa Komisjoni SPIM-i veebilehel jaotises tegevuslubade taotlemise moodul. Kui tegevusloa andmine on pädeva asutuse poolt heaks kiidetud, ilmub teavituste alla vastavasisuline teavitus. Teavitusega tutvumiseks valige Vaata teadet. Peale pädeva asutuse otsuse tegemist loob süsteem automaatselt teile SPIM-i konto ja tegevusloa. Tegevusluba on kättesaadav teie kasutajakonto alt menüüst Minu taotlused ja tegevusload. Mitterahuldava otsuse puhul ilmub teavituste all vastavasisuline teavitus ning teil on õigus 30 kalendripäeva jooksul esitada oma seisukohti ja täiendav teave, mis võib mõjutada esialgset otsust. Teavituse juures on märgitud ka tähtaeg, mille jooksul saab vastust esitada. Tähtaeg on 30 kalendripäeva alates teavituse saamisest ning seda pikendada ei saa. Seisukoha esitamiseks avage teavituste all olev teade. Valige ülemisel real Esita vastus. Avaneval lehel sisestage oma seisukoht või märkused ning lisage vajadusel toetavad dokumendid. Esitamiseks vajutage Jätka. Pärast tähtaega registreerib Keskkonnaamet 30 kalendripäeva jooksul lõpliku otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta, lähtudes esitatud teabest. Kui täiendavat teavet ette nähtud tähtajaks ei esitata, teeb Keskkonnaamet otsuse ainult seni esitatud andmete põhjal. Pärast tähtaja möödumist esitatud teavet ei arvestada käesolevas menetluses. Kokkuvõttes siis SPIM tegevusloa taotlus esitatakse elektrooniliselt tegevuslubade taotlemise moodulis. Täitke kõik kohustuslikud väljad, lisage vajalikud dokumendid ning esitage taotlus. Pärast esitamist jälgige taotluse olekut ja vastake vajadusel pädeva asutuse päringutele. Sellega on teie SPIM tegevusloa taotlus edukalt esitatud. Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme valmis teid alati aitama.